Tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, kuidas sotsiaalmeedia võib meie tähelepanu mõjutada. Sellega jõudsime sotsiaalmeedia teemalise videoseeria lõppu. Aga tähelepanu viib meid väga loomulikult järgmise teema juurde. Õppimine. Sa võid veeta õpiku taga 2 tundi, lugeda sama peatükki mitu korda ja tunda, et kõik on selge. Aga järgmisel päeval ei tule pool sellest enam meelde. See tekitab küsimuse, miks ja mis peab ajus juhtuma selleks, et info päriselt meelde jääks. Alustame ühest olulisest erinevusest. Info nägemine ei ole sama, mis selle õppimine. Kui loed sama teksti mitu korda, muutub see sulle tuttavaks. Ja tuttav tekst võib tekitada tunde, et sa oskad seda. Aga proovi raamat kinni panna ja selgitada sama mõtet oma sõnadega. Järsku võib see olla palju raskem. See vahe on õppimise juures väga oluline. Et midagi päriselt õppida, peab aju uue info kuidagi olemasolevate teadmistega siduma. Oletame, et õpid bioloogias uut mõistet. Kui sa lihtsalt loed definitsiooni 10 korda, võid selle korraks meelde jätta. Aga kui saad aru, kuidas see seostub millegagi, mida juba tead, tekib palju tugevam alus selle hilisemaks meenutamiseks. Sellepärast aitab õppimisel küsimus, kuidas see seostub sellega, mida ma juba tean. Ära küsi endalt, mitu korda sa oled seda juba lugenud. Sellest üksi ei piisa. Õpitud info peab jääma ka mällu. Mälestused ei teki ajus ühe hetkega valmis kujul. Pärast õppimist toimuvad protsessid, mille käigus uus info muutub ajas püsivamaks. Seda nimetatakse mälu konsolideerimiseks. Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et aju kinnistab õpitut. Ja siin mängivad rolli nii aeg kui ka uni. Seetõttu ei ole õppimine ainult see aeg, mille veedad õpiku taga. Aju töötleb õpitut ka hiljem. Siis tuleb järgmine oluline samm, meenutamine. Ja just siin teevad paljud õppides ühe vea. Me loeme infot uuesti ja uuesti, aga harjutame väga vähe selle välja toomist. Mõtle korraks. Kontrolltöös ei küsita tavaliselt, kas see lause tundub sulle tuttav. Sul tuleb vastus ise mälust üles leida. Sellepärast on üks tõhusamaid õppimisviise enda testimine ehk aktiivne meenutamine. Uuringutes on meenutamise harjutamine ja õppimise ajas hajutamine olnud pikaajalise meeldejätmise seisukohalt järjekindlalt tõhusad õppimisvõtted. See võib olla väga lihtne, kui sa võtad ja loed ühe osa läbi, paned materjali kinni ja küsid endalt, mida ma sellest mäletan. Ja siis sa proovid vastata ilma õpikusse vaatamata. Kui vastus ei tule kohe, võib tunduda, et õppimine läheb halvasti. Tegelikult võib just see pingutus olla õppimise jaoks kasulik. Sa sunnid aju õpitut infot ise üles leidma, mitte lihtsalt uuesti ära tundma. Uuringud on näidanud, et selline meenutamise harjutamine võib parandada ka keerulisema materjali mõistmist ja hilisemat kasutamist. Siin tekib aga üks paradoks. Tõhus õppimine ei pruugi alati tunduda kõige lihtsam. Teksti uuesti lugemine tundub mugav, kõik on silme ees ja tekib tunne, jah, seda ma tean. Enda testimine on raskem. Vastus ei tule kohe meelde, teed vigu, pead kindlasti rohkem mõtlema, aga just see võib anda sulle palju ausama pildi sellest, mida sa tegelikult oskad. Ja siit jõuan veel ühe olulise osani, kordamiseni. Kui õpid midagi täna ja sa tead, et sa ei kasuta seda enam kunagi, hakkab suur osa sellest aja jooksul ununema. Ja see on normaalne. Sellepärast aitab, kui hajutad õppimist ajas. Näiteks selle asemel, et õppida sama teemat 3 tundi ühel õhtul, puutud selle teemaga kokku mitmel erineval päeval. Iga kord pead osa infost uuesti meelde tuletama. Ja just see korduv meenutamine aitab õpitul kauem püsida. Aga mida selle teadmisega siis päriselt teha? Esimene soovitus on, ära ainult loe, proovi meenutada. Pärast peatüki lugemist pane materjal kinni ja proovi oma sõnadega selgitada, mida sa just õppisid. Võid kirjutada üles 3 põhimõtet, vastata küsimustele või proovida teemat kellelegi teisele seletada. Eesmärk on saada info mälust välja ilma vastust samal ajal vaatamata. Teine soovitus. Seo uus info vanaga. Kui õpid midagi uut, küsi endalt, mida ma selle kohta juba tean. Kuidas need 2 asja on omavahel seotud. Mida rohkem tähenduslikke seoseid lood, seda lihtsam on hiljem õpitut üles leida. 3. soovitus.
Jaga õppimine mitme päeva peale. Kui võimalik, ära jäta kogu õppimist viimasele õhtule. Isegi lühemad õppimiskorrad mitmel päeval annavad võimaluse materjali korduvalt meenutada. See on üks kõige paremini toetatud õppimispõhimõtteid. Ja 4. soovitus. Ära mõõda õppimist selle järgi, kui tuttav see materjal sulle tundub. Parem test on väga lihtne. Pane materjal kinni ja vaata, mida suudad ise meenutada või selgitada. See näitab palju paremini, mida sa päriselt oskad. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Õppimine ei tähenda lihtsalt seda, et info käib sinu silme eest läbi. Õppimine toimub siis, kui sa lood seoseid, meenutad õpitud ja tuled selle juurde hiljem tagasi. Aga kui kordamine on nii oluline, siis tekib järgmine küsimus. Miks siis kontrolltööle eelneval õhtul mitu tundi järjest tuupimine tundub, nagu see töötaks? Ja miks võib suur osa õpitust pärast kontrolltööd nii kiiresti kaduda? Sellest räägime juba järgmises videos. Aitäh, et vaatasid! Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil ise ennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.